Eesti edukaima pallimänguala rõõme ja muresid lahkab Võrkpall 24 saade Kuldne Game, kus iga punkt loeb. Taustajõuna hoiab mängul hoogus ees Kredit24. Tere taas, head kuulajad-vaatajad. Aprillikuu viimane nädal on kätte jõudnud ja loodetavasti lubavad nii ilmataad kui ka riigijuhid väljas jälle imelist rannavõrkpalli varsti mängima hakata. Aga Kuldse Game'i saade toimub täna ikkagi veel kodustes tingimustes ja Skype'i kaudu näeb Rinaldo, et internetuse vahendusel on kenasti õigeaegselt koolitunni alguseks seekord istet võtnud kodus Rivo Vesik. Tere, Rivo! Tere! Ja me näeme, et otse Lorenzo Micheli ja Rainer Vassiljevi koolitused, vaat et natuke enne koolituse lõppu siin kolmapäevasel päeval on meiega ühinenud ikkagi ka Andres Toobal. Tere, Andres! Tere, tere! Rivo, enne kui me tuleme saate tänase külalise juurde, ma küsin sinu käest, et kui sa nüüd ikkagi venelasi siin meil lähiajal juhendada ei saa seda siin näost näkku, kas sa võtad Eestis ikkagi mingi sellise mõnusa pundi ja hakkad kedagi siin kodumaal veel tippu viima? Jah, plaan on küll, jah. Kas oled midagi kuulnud? Ei ole ausalt öeldes, mul oli endal isiklik huvi, aga ma saan aru, et nii, räägi lähemalt. Ei räägi, uuri välja. Uuri ajakirjanik, uuri välja. Praegu ei saa rääkida veel midagi, ei tohi. Selge. Lepingud, asjad, profisport, Rinaldo, siin ei ole midagi nii, et kõik pressiteade tuleb, siis tuleb. Selge, aga ma usun, et isegi kui see pressiteade tuleb ja isegi kui sa hakkad siin väga kuulsaid inimesi juhendama, olgu nad spordiga seotud või mitte, siis see kindlasti ei ole nii suur uudis nagu meie tänane teine suur uudis. Andres, need, kes vaatavad meid täna videopildis, näevad, et midagi on juhtunud sinu habemega, kuhu see kadus ja mis selle ära viis? See tugev tuul, nagu Rivo siin just ütles, et sai rattasõiduga mindud liiga hoogu. Keiti vahele hakkas jääma, pidi ära jääma. Kui pikalt sul see siis oli kasvanud? Ära küsi, ei tea, kunagi ei arvesta. Kasvab nii, kuidas kasvab ja läheb ära ka siis, kui millal tahab. Selge. Aga enne veel, kui tuleme tänase saate külalise juurde, siis pean mina tegema siinkohal ametliku teadaande, mis kõlab järgnevalt. Mina, harimatu ja ebakompetentne saatejuht, väitsin eelmise nädala saates Muiduvillaku osas ekslikult, et Aavo Keel on võitnud mängija ja treenerina kokku 23 tiitlit Eestis. Tegelikult tuli aga kohe pärast saadet mulle kiri Aavo poolt, kus ähvardati ka kohtuteega ja öeldi, et tegelikult on Aavo võitnud üksnes treenerina 23 tiitlit. Nii et Aavo, vabandused siinkohal, viga on parandatud, loodetavasti jääme seekord kohtust eemale. Nii et see asi on ära lahendatud ja nüüd siis tuleme tänase saate külalise juurde. Mul on hea meel öelda tere Eesti Võrkpalliliidu pikaaegsele juhile ja täna Kultuuriministeeriumi spordi asekantslerina töötavale Tarvi Pürnile. Tervist! Tervist! No sa oled ikkagi võrkpallile jäänud truuks, Tarvi. Me näeme siin võrkpallimängudel ikkagi oluliselt näiteks tihedamini kui Rivo Vesikut, kes meil siin küll saates lööb kaasa, ega teda saalis väga tihti ei näe. Et sulle see võrkpall on jäänud ikka südamelähedaseks? No on küll, ma muidugi selles esimeses väites julgen natukene kahelda selles mõttes, et Rivo käib seal Venemaal vist ilmselt nendel mängudel, aga minu üldse spordivõistlustel käimise tihedus on ikka ääretult kehvake praegusel hetkel. Praegu on meil kõigil Tarvi. Saan suhteliselt vähe, hoian silma peal muidugi. Kontaktid on säilinud ja olulistel mängudel üritan ka käia, aga kuna see tööpõld on nagu laiemaks muutunud, siis need võistlusi on päris palju, mida tahaks jälgida. Ma mõtlesin, et sa rääkisid siin praegu viimasest ajast, et praegu ega me keegi väga võistlustel ei ole saanud käia Tarvi teatud põhjustel. Jah, seda küll, jah. Aga Tarvi, teeme alustuseks selgeks. Tavainimese kuvand ikkagi riigiametnikust on selline, et ta paneb hommikul viimase peal ülikonna selga, siis läheb maja uksest välja, seal on juba sohver ootamas kuuma kohviga, kallis selline auto viib siis maja eest otse sinna Suurkarja tänavale Kultuuriministeeriumisse ja siis kogu see töö on selline väga ilus. Räägi, kas tegelikult oled ka ikkagi sina jätkuvalt selline lihtsurelik? Ma olen küll ja ma täitsa põnevusega tahaks teada, et kus selline pilt nagu on tekkinud, et võiks võib-olla tihedamini riigiametitest vaadata, mis tegelikult toimub. Ma olen tavaliselt jala, tööautosid ei ole meil, välja arvatud kantsleril ja ministril ja töökeskkond on ka täiesti tavaline kontoriruum, nii et
Eesti sporti peame siis kuidagi suutma kureerida kokku 4 inimesega tegelikult, et spordiosakonnas on 3 nõunikku pluss mina, aga loomulikult maja on suurem, et kõik tugiosakonnad meid väga hästi aitavad, et on see siis õiguspool või on see finantspool, nii et selles suhtes majas on umbes 70 inimest. Rivo, sul oli vahepeal midagi tarka juba öelda? Jaa, mul oli tarka öelda, et Tarvi ütles, et ikka lihtsureid läheb jala tööle, järelikult elab kesklinnas, siis ikka nii lihtsureid ei ole, on ju, meie elame preerias siin kõik. Andres peab vahepeal Türil elama üldse, et üldse hakkama saada. Ja no praegusel hetkel ma olen tegelikult pool aega olen Tallinnast ka ära, nii et pere on kogu aeg maal ja käin linnas visiidil tööd tegemas kogu aeg. No nüüd sa lähed juba, vead ise ennast rappa, et sul on teine maamaja ka veel, jah, selge värk, nii enam. Siuke kroonika jutt. Ma ütleks, et see on keskmise eestlase mudel, et tavaliselt ikkagi eestlane tahab seda metsavaikust ja üksindust ja inimestest puhata, et paraku sellised me oleme, jah. No õnneks on nüüd kõikide eestlaste jaoks unelm täitunud, et saab inimestest puhata rahulikult kuu aega. Ja, ma kus juures rääkisin siin päev 2 tagasi ühe hiidlasega ja tema ütles, et regionaalpoliitikale ja Hiiumaal on see kindlasti päris hästi mõjunud see kriis, et paljud on tulnud pakku ja toimetavad ja ehitavad ja elu käib. No vot, seda on rõõm kuulda. Täna, Tarvi, plaanime rääkida nii sinu tööst võrkpalliliidus omal ajal kui ka nüüd siis asekantsleri ametist ja loomulikult praegusest olukorrast, kus siis Kultuuriministeerium arutab spordi osas, kuidas, kellele ja mille alusel riiklikku toetust siin raskel ajal maksma hakata. Aga võtame siis alguseks selle võrkpalli ette. 2004 kuni 2016 olid see võrkpalliliidus tööl, see on kokku 12 aastat. Sellest siis suurem osa veel ka peasekretärina. Kas sul enda võrkpalli taust juba lapsepõlvest? Ei ole tegelikult, et see taust on üsna kirju spordialade mõistes, et ma käisin küll, kui mul ema mängis võrkpalli ja emaga me koos juba väga väikse lapsena hakkasime võrku mängima. Nii et mul baasoskused tekkisid sealt. Trennis ma jõudsin käia, ma pakun mingi aasta või 1,5, et erinevatel põhjustel mu sattus nooruses niimoodi, et nagu need alavahetused olid natuke sunnitud, et ma sattusin näiteks kergejõustikusse mingi aeg ja seal juba oli täitsa hästi, aga siis võeti Tallinnas ainukene kilehall maha, kuna see oli nii läbi torgitud ja amortiseerunud, et siis see oli siis vaja maha võtta ja nii ta läks ja grupid lagunesid ja näiteks teist korda siis olid veel need ajad, kus ma käisin näiteks vist 6. klassini käisin õhtupoole koolis ja nii kui hommikupoole läksin, siis oli järgmine trenn, mis õhtale läks, oli tänu sellele, et see oli siis korvpall, et grupp lagunes, kuna tuli hakata hommikupooli koolis käima. Nii et ja sealt edasi tegelikult olen hästi palju erinevaid alasid teinud, et võrkpallioskus säilis sellisel heal harrastaja tasemel, ma ütleks, et ma arvan, et kui sa Rivo käest küsisid, et kas on mõni võistkond, mida võiks hakata edasi viima, siis meil on üks harrastaja punt, kes käib seal rannavõrkpalli mängimas kord nädalas, et meie oskusi saaks kõvasti lihvida. Rivo, võtad töö vastu? Rivo, sul on heli jäänud peale panemata. Rivo, sul on jäänud heli peale panemata. Vabandust, mikrofon oli peale. Ma olen täitsa nõus, et on kõvasti mida lihvida, jah. Ja ikka aitan, kui soovitakse ja aega on. Aga ma pean ütlema, et see punt on kõvasti paremaks läinud. Nii palju, kui ma näinud olen. No ütleme, pooleaastase vahega areng oli märgatav. Ja see esimene areng on kiire. Ma pean ütlema, et kui sa pole juba aastaid liiva sees liikunud, siis esimesed 2-3 kuud on ikka selline, kus sa õpidki seal liiva peal üldse mingeid liigutusi tegema. Et kui see hakkab tulema, siis hakkab mänguks ka minema. Aga jah, see on nagu taust, et ma olen kehakultuuri teaduskonna lõpetanud, et ülikoolis oli mul selle võrra jälle lihtne, et kuna ma olin hästi palju erinevaid alasid teinud, et siis ma olin suhteliselt mitmekülgne ja ainuke kirstunael, mis mul oli ujumine.
et sellega oli natukene raskusi mul, aga ülejäänud läks nagu lepsereega. No ütleme, tulevastes töökohtades on ikkagi tulnud päris palju igalt poolt rasketest olukordadest välja ujuda, et ega sul sellest ujumisestki pole olnud vist pääsu hiljem. Noh, jah, seal võib öelda, et siuke laveerimisoskus, võib-olla orienteerumine aitab ja igasugused asjad aitavad, aga jah, neid kergemaid ja raskemaid olukordi tuleb, ma arvan, meil kõigil ette siin. Tead, jaa, Andres, palun. Aga päris nagu võrkpallitrennis või kas sa nagu käisid või ei käinud noorena? Ma ei mäleta täpselt, küll see oli, ma arvan, et see oli mingi esimeses või teises klassis. Ma käisin minust 1 aasta või isegi 2. Et see oli üks esimesi trenne, kuhu ema mu enda emotsiooni pealt pani. Aga ma ei suuda enam meenutada, et miks see asi nagu tollel korral pooleli jäi. Et kas ma siis tahtsin rohkem minna kergejõustikku või midagi seal pidi olema, aga ma ei suuda seda täna enam nagu kokku panna ja vanemad ka ei suuda seda kuidagi meenutada enam. Tead, Tarvi, enne saadet sai siin räägitud mõne võrkpalliliidu inimesega, uuritud, kuidas nemad sind kui juhti mäletavad. Esmalt öeldi, et hea juht, öeldi, et usaldasid väga palju oma abilisi ja oskasid igas asjas kaasa rääkida. Andres, sina olid ikkagi pikka aega sel perioodil, kui Tarvi Eesti võrkpalli vedas ka koondises. Milline mälestus või mulje sinul temast toona jäi? No, vaata, siis olin ise ka noor ja võib-olla see koondis oli siuke koondise saamine ja seal koondise pundis sees olemine oli siuke elevust tekitades, et ega väga palju nagu teiste tegemisi ei mäleta. Mäletan seda ainult, et Tarvi oli tihti seal juures ja ma tean, et hästi palju oli see aeg selliseid, kas just finantsprobleeme, aga ma tean, et hästi palju oli sellest kuulda, et mida saab teha, mida üldse midagi nagu, kuidas üldse majandada see asi ära, et seda ma mäletan, et Tarvi oli pidevalt nii-öelda võistkonna juures küll ja seal nuputati kõvasti, et kuidas just see finantspool, et kuidas me saame kuhugile võistlema minna, mismoodi need asjad käivad varustuse ja nendega, et see oli siuke taustamüra kergelt taga käis sellel, aga selles mõttes ma arvan, et võrkpallis on olnud üleüldiselt hea see, et need inimesed, kes on seda nii-öelda alaliitu juhtinud, ei ole olnud kunagi sellised juhid, kellega sa ei või juttu minna rääkima ja ei tunne ennast kui teistest üle, et selles mõttes ma arvan, meil on üleüldiselt vedanud ja Tarvi oli kindlasti üks näide. Tarvi, sa olid nii pikka aega seal võrkpalliliidu juures, et ega sinna jäid ju erinevad ajad. Võtame kas või meestekoondis esimesed pääsemised EM-finaalturniirile, samas meie naistekoondis oli sel ajal ju vahepeal üldse ei olnud sellist moodustist nagu naistekoondis. Ole ja räägi, Andres siin juba mainis seda rahalist poolt. Palju Eesti võrkpalliliidu selline majanduslik olukord, ütleme, muutus nende aastate jooksul, mil sina seal tööl olid? Eks need alustasime, siis oli veel krooni aeg ja eks see inflatsioon on siin teinud oma töö. Ma ei ole ausalt öeldes praegu siin tagasi niimoodi mõelnud, et kui täna meenutada, et mis need eelarve numbrid olid, et siis nad täna tunduvad kindlasti nagu üliväiksed, et kui eriti veel see aeg, kui 2009, kui ma võtsin siis peasekretäri koha, et siis see oli ju kriisiaeg. See oli eelmise kriisi aeg, kus meeletult vähenesid riigi toetuste numbrid, eelkõige hasartmängumaksu nõukogust laekuvad tulud, ja see kukkumine oli väga suur, igal pool spordis. Ja eks seal tuli sellega teha, mis sul oli, et need, kes mäletavad, et 2009. aastas jäi ju esimene EM-ile finaalile minemise aeg, eks ole, sügisel. Ja seal me tegime särgikampaaniaid ja üritasime inimestele neid läbi selle särgi müügi ka koondise eelarvet kasvatada. Nii et seal tuli loovalt läheneda. Eks ta oli keeruline, aga tuleb tänada neid eratoetajaid, kes raskel ajal vaatamata ikkagi aitasid nõuga ja jõuga, et sellest oli väga suur abi.
kui kerge või raske siis neid toetajaid just leida oli, seda räägitakse alati kõige rohkem, et ega see toetajate leidmine üks tänamatu töö ole, kuidas Võrkpalliliidus, mil moel, kas ikkagi see edulaine, Eesti koondise edulaine paljuski aitas seda eelarvet ka kasvatada? No ega see tuli ikkagi väga tasapisi, et selles mõttes ega sul, kui me räägime, on väga erinev, kas sa räägid alaliidu eelarvest kui meistriliigast näiteks, kus sul on ikkagi võrdlemisi palju mänge ja tegevused toimuvad seal 8-9 kuud, et sul on mida müüa. Sul on seda eetrit. Koondiste puhul ju tegelikult tihti ei olnud ju välismängudest üldse tol ajal ka mingit pilti võimalik saada. Ehk siis sul polnudki üldse väljundit pakkuda, et need üksikud kodumängud võib-olla, mis sul kodus olid ja juhtus tollel ajal ka nii, et siis mängitagi ju turniire ja kui mõlemad turniirid olid väljas, siis Kuuse Lembitu tegi, eks ole, 2-minutilise loo ERR Sport ja oligi kogu lugu. Et ülejäänud käis heal juhul kas siis raadiost või lehest, eks ole, et ega seda müüa oli nagu tol ajal väga keeruline ja eks need olid metseenluse hõnguga toetused, eks ole, et lihtsalt inimesed nägid seal, et seal on ainest ja kes olid siis teadsid, et see tolleaegne koondis oli ju see perspektiiv oli näha nendele, kes seda sisu natukene teadsid ja seal, kus mingi edu ootus on, et sinna on võimalik ka toetusi saada. Reeglina see spordis nii on. Oskad sa välja tuua, mis oli selle perioodi jooksul kõige suuremad sellised muudatused Eesti Võrkpalliliidus, mis te sisse viisite või läbi viisite? On sul midagi sedasi meeles ka? Nii, Tarvi, kas sa kuuled mind? Nii, tulin tagasi. Vist on mingi... Kõik on videokonverents on nii palju, et ilmselt liinid lähevad umbe vahepeal. Aru saada, peast internet otsa ei saa. Mart Laaril ükskord sai, hiljem ei ole juhtunud. Küsimus oli see, et palju need muudatusi on olnud, ütleme, Võrkpalliliidus selle aja jooksul, mille sina seal olid ja mis need kõige suuremad muudatused olid? Kas sa tänasel päeval mäletad midagi sedasi järedalt? Ma ei tea, millised muudatused silmas peetakse, et... struktuuri osas näiteks, koondised, midagi sellist. Selles mõttes koondiste tegevusi ikka oli maksimaalselt üritati kogu aeg elus hoida, et jah, et need naiste asjade taastamine ja see, et noored peavad saama väljas käia, see oli ka ikkagi üsnagi selge, et kuigi tuli teha seal ka valikuid. Me mõnevõrra kogu aeg hakkasime kasvama alaliiduna, et natukene samm-sammult see finantsseis paranes, mõned inimesed tulid juurde ja ma arvan, et selline võib-olla selline töökorraldus või selline strateegiline planeerimine oli see, mida me seal sellel hetkel ka natukene uuendasime, et me ikkagi värske arengukava selle aja sees tegime ja proovisime siis tegelikult ka sisuliselt valdkonda kaasates, et siis klubisid ja tegijaid kaasates mõtestada uuesti lahti see, et kus me oleme, kus me läheme ja mis selleks vaja on. Et sellised alused me värskendasime ära, aga seal oli palju selliseid tehnilisi ja väikseid asju, ütleme, kui me räägime mingitest mängijate üleminekutest noorteklassis ja nende regulatsioonide tegemisest, mis tegelikult on paljudele selline väike detail, aga need on sellised põhimõttelised asjad, mis peavad toimima ühe spordialaliidus, et neid asju sai seal uuendatud ja kokku lepitud, et need on nendega seoses, ma mäletan küll selliseid kirglikke debatte, et lihtsalt näide, et kui mingi hetkeni oli võimalus, et kui noor mängija läheb ühest klubist teise, siis ta peab aasta vahele jätma, et kui ta tahtis ühest klubist teise minna. Et see tundus täiesti selline oma ala vaenulik, eks ole, kuigi ma mõistsin ka neid noorte treenereid, eks ole, kes siis kaotasid võib-olla päris hea mängi, aga sa ei saa sellist käiku teha, kui sa tahad neid inimesi oma ala juures hoida. Ja seal me lõpuks need kokkulepped ei tulnudki väga raskelt, sest valdav osa treeneritest ikkagi said aru, et kui on vaja minna, siis kellelgi kuskil, et
siis tuleb teiste meetoditega proovida neid mängijaid enda juures hoida ja oma gruppe koos hoida, nii et ja mis ei muutunud võib-olla üks oluline asi, et kui me räägime Audentesest, et seal on ka ju olnud, kui me räägime noorteklubid versus Audentes, et siis seal on alati ju olnud see, et kumb on tähtsam või kumb on olulisem ja see mängude arv kipub minema nendel noormängijatel väga suureks. Et ma mäletan, et vist Aksel Saal luges kokku, et mingil aastal Robert Täht mängis 117 mängu, et umbes selline number oli, et see kõlas päris jubedalt igal juhul tollel hetkel. Aga näed, on kasvanud hea mängumees. Rivo, ma võtan sind siin teemasse sisse. Kui palju sina käisid Kristjaniga omal ajal rannavõrkpalluritena Tarvi uksele koputamas? Kogu aeg, ma siiamaani koputan. Just tahtsingi Tarvile öelda aitäh selle eest, et ma siin olen teda viimased 2 nädalat tüüdanud pidevalt oma küsimustega, et tuleb mingid otsused, ei tule. Aga ei, meil samamoodi, et eks meil ju kõik paberimajandus ja kõik asjad käisid läbi alaliidu, et siis Tarviga sai palju suhelda ja Tarvi oli pidevalt nagu toeks. Aitas erinevalt nii palju kui sai ja meie suhtlus oli puhtalt siuke paberi ajamise poole pealt. Selge. Mina lihtsalt kommenteerida, et ju rannavõrkpall ja saalivõrkpall, et seal ju ka oli üks asi, mis me üritasime seal käima lükata, olid need noortekoondised ja eraldi sponsorid tulid sinna ja täiesti eraldi proovisime seda suunda nagu arendada. Aga meie mängijate baasi juures paratamatult mingil hetkel tekib see valiku koht mängijal, et mille ta siis valib, eks. Et neid mängijad, see konkurents nende või väga heade mängijate puhul, kui me räägime koondisest ja siirdumisest välismaale, siis tegelikult on selline, kus see konkurents on suhteliselt õhuke, ütleme nii. Mina ütleks selle kohta nii, et need mängijad on olemas ja olid olemas, aga minu aus arvamus on see, et Eesti Võrkpalliliit ei suuda üleval hoida rannavõrkpallikoondist aasta aega, nii et ta maksaks mängijatele ka mingit palka. Loomulikult sellel noorel mängijal on lihtsam minna saali võrkpalli, kus ta kas istub pingi peal, meistriliiga klubi pingi peal ja saab oma 300-400 eurot kätte kooli kõrvalt ja see on tema jaoks okei. Ja ma saan sellest jumala hästi aru. Et need, kes on täna tulnud rannavõrkpalli, nagu Tarvi ütles, et see valik, Mart ja Kusti olid mõlemad koondise mängijad põhimõtteliselt. Mart ilmselt sinna poleks saanud, kuna teised diagonaalid, mine sa tea, äkki Mart oleks edasi arenenud, on ju. Aga Kusti oli ikkagi konkreetne koondise mängija, kes oleks võinud täna seal olla rahulikult. Ja nemad lihtsalt tegid oma fanatismi pealt selle otsuse. Ja see, et on pandud käima, et siiamaani on, et noorte koondised rannavolles ja asjad töötavad siiamaani, on väga hea ja mingi hetk tuleb sealt teha samm edasi, et nüüd on see samm tehtud natuke, et on Audentesega samamoodi räägitud, et kooli rannavolle kohad sinna luua. Hetkel on see veel selline nii ja naa, on ju, et aga järgmine aasta äkki saab juba ka 2 rannavolle mängijat nagu aastaringselt liiva peale, et Tarvist ja sealt see töö algas, eks ju. Ja üks asi veel, mis tuli ka Tarvi sinu ajal, mis tegelikult on tänaseks Eesti võrkpallile, ma arvan, väga palju kasuks tulnud nii saali kui rannavõrkpallile, on see EVSA teema. Ida-Euroopa võrkpalliliiga siis. Sest just noorte puhul ta annab koondistele ikkagi väga hea väljundi mängida seal venelastega, Valgevene, Ukraina tugevate koondistega ja areneda nagu mängijatel juba noorest peast väga palju edasi. Et minu arust tuli see sinu ajal Tarvi. Selle algatajate juures oli veel minu eelkäija. Aga see oli üldine, jah, see võiks öelda, et on isegi ju natukene nagu Euroopa võrkpalliliidu nagu poliitika kujundamine, et need regionaalsed liidud, seal on lihtsam neid täiendavaid noortevõistlusi teha ja odavam. No muidugi meie Ida-Euroopa regioon oli selline, kus Gruusia ja Aserbaidžaan nagu ei ole väga lähedal regionaalselt, see on natuke keeruline.
aga noh, Venemaa, Poola ja kõik suured võrkpalliriigid, et kindlasti see oli selles mõttes meile väga kasulik ka nende tihedate sidemete mõttes, et see oli väga kasulik. Ma küsin vahele, Rivo siin mainis seda Audentese spordigümnaasiumisse selle rannavolle osakonna tekkimist. Tarvi, kas sina nüüd jälle oled seotud nende asjadega ilmselt, ma eeldan, oled teadlik, et mis seisus see täna siis on see rannavolle mängijate siis Audentesesse selle koha tekitamine? Sellest on juttu olnud, et nii kaua oli ta varjusurmas mõte, kuni ei olnud Tallinnas ühtegi head rannahalli, et ei olnud võimalik aastaringselt teha. Täna on see seis teine ja teoreetiliselt mõeldav. Ja teistpidi on Audentese poliitika muutunud kogu aeg, kuidas öelda, vabamaks selles mõttes, et selliseid kindlaid alasid seal on väga vähe ja see kontingent muutub vastavalt sellele. Põhimõte on selles, et kui sul on väga perspektiivikad noored, ükskõik millisel reeglina see olümpiaalal, et siis nende jaoks on Audentese uksed avatud. Nii et selle teemaga kindlasti on mõistlik edasi liikuda, lihtsalt tuleb leida üles need talendid, kes soovivad rannavõrkpallile siis täielikult pühenduda ja ma arvan, et see ei ole üldse keeruline. No ma ütlen siin vahele, et mina tean täna nii palju, et need kohad on tegelikult olemas ja Audentese jah on öeldud ja isegi alaliidu poolt on huvi, aga mängijaid ei ole. Et seda ei ole nii suure kampaaniana tehtud, on pakutud siin osadele mängijatele, kes on ära öeldud, aga sellisena, et nüüd pakkuda kuhugile suurelt välja, et seda täna tehtud veel ei ole. Ja noh, võib-olla seda peaks tegema, võib-olla mitte, et selles suhtes ma olen Tarviga väga nõus, täiesti mingeid suvalisi mängijaid, kellel sa näed, et ei olegi reaalselt perspektiivi, et sedasi ei ole sinna mõtet nagu võtta kedagi tiksuma, et seal võiks olla ikkagi mingisugune pikem eesmärk ja pikem plaan, aga jah, et selle koha pealt on ka samm edasi tehtud, nii et ma loodan siin lähima aasta-kahe jooksul ikkagi saame sinna mõned mehed peale ka. Andres? Tahtsin küsida, et mis Rivo, võib-olla sa tead täpsemalt ka, kui palju oli plaanis võtta sinna üldse, sinna treeninggruppi? Esialgu, nagu ma aru sain, siis 2 poissi ja 2 tüdrukut. Kuidas see välja näeks siis treening, et kas nad saavad mängulist poolt üldse teha siis sellisel juhul? Ikka, samamoodi nagu Audenteses käiakse trennis, neil on trenniajad, nad jõuavad rahulikult siis ükskõik kas meie juurde terasesse või mõnda teise saali, et selle peale probleem. Ma just mõtlen seda, et kui on ainult grupis 2, et esimene aasta võetakse ainult 2 näiteks või võetakse siis esimene aasta kõikidesse nagu vanusesse 10, 11, 12 kohe 2 või mismoodi seal. Ja sa mõtled nagu sparringu mõttes, ma saan aru. Ja sparringu mõttes jah, et kui on 2 ainult trennis, siis ma kujutan ette, et on päris keeruline või ei ole? Sparringu mõttes ma arvan, et neile esimesed 4 kuud ei ole mitte mingit sparringut vaja, et seal on vaja tehnika ja liikumised asjad paika panna kõigepealt vähemalt 4 kuud. Ja Mardi Kusti näol on sparring olemas ja kuna tegemist on ikkagi keskkooli poistega, siis nende treeningkaaslaste leidmisega ja sparringu leidmisega neile ei ole probleem. Seal võin mina väljakul seista, võid sina seista, ükskõik kes, kui on vaja mängida, eks ju. Pigem on küsimus, minu jaoks on pigem küsimus just neile võistlusväljundi pakkumises. Et me saame, on ka ju turniire, meeste turniire, kus nad saavad mängida nii Noos kui meil terases toimuvad, eks ju. Ja rahvusvahelisi turniire ka talvel kuskil saalides. Et see pool on see, et mis tuleks nagu läbi mõelda. Selle treening-sparringu koha pealt ma ei muretseks üldse. Ja seal on küsimus ka selles, et kas seda osalist kaugõpet saab nagu rakendada või mitte, et selle tiimi eelarve peaks olema kindlasti selline, kus sa saad talle talvel mingit laagrit ka võimaldada, et olgu see siis kas või sees ja Lätis või lätlased siin või mingid sellises stiilis või siis ikkagi lähevad kuskile Taisse mingiks 4 nädalaks näiteks või mis iganes. Aga jah, päris see seal 8, või palju meil on siin, 6 kuud 4 seina vahel, et see ilmselt päris hästi ei tööta. Aga
kui sa käiks praegu välja sellise klausli kuskil, et tulge rannavoolule trenni ja te olete 4 nädalat aastast olete Tais, pooled saalimängijad tuleks ka ära vist. Järjekord oleks pikk, kõik tahaksid saada. Karl tuleks ka, Karl valetaks oma vanuse noorema. Absoluutselt. Ma tahtsin küsida, kuidas sellistel hetkedel see raha tulek käib? Kas seal ikkagi võrkpalliliit ja siis Kultuuriministeerium panevad mingid rahad kokku või kust leitakse need lisavahendid, et näiteks need rannavõrkpallipaar kohta sinna tekitada? No seal on see on nüansirikas, aga selles mõttes, et see elamine, toit ja õppetegevus, see on nagu kaetud sellest riigi hankelepingust, mis on Audentesega tehtud, aga seal on küsimus sellest treeningbaasis, transpordis ja mingis sellistes asjades, et kuidas see nagu reaalselt korraldatakse ja tavaliselt see jääb alaliidu ulule. Et seal on ka ilmselt veel võimalik mingisuguseid kokkuleppeid saavutada, aga need on kõik need alad, mida Audenteses endas sees ei ole võimalik teha. Seal sõltub see, et kui palju on võimalik alaliidul nagu täiendavalt panustada. Aga seal ütleme niimoodi, et ma arvan, et suur osa sellest ajast, mis nad peaksid trennis tegutsema, on võimalik viia aegadele, kus on madal, ei ole surve suur, eks ole, rendiaegade mõttes ja ilmselt on see nagu finantsiliselt teostatav. Aga mis ma tahan siin öelda, et strateegiliselt on rannavõrkpall selles mõttes kindlasti oluline, et tal on ikkagi väga käega katsutav olümpiaväljund. Et muidugi tuleb proovida seda niimoodi teha, et sa ei tee seda saalikoondise arvelt. Me võime nagu Läti arenguid siin näha, et kus see fookus nagu saalivõrkpallilt ikkagi selgelt läks ära ja ma arvan, et sellel oli väga suur mõju, et vaadatigi, et rannavõrkpall on okei, aga sealt saalist ei tule ju niikuinii midagi, eks ole, et mis sinna siis nagu panustada. Et sellist asja ilmselt tasuks nagu vältida, et see mitmekesisus peab säilima, aga püüda seda mõlemat hoida. Et see isikute arv ikkagi rannas ei saa olla väga suur ja kui tekib nüüd järjest neid, kes on nii-öelda noorena juba siis rannale spetsialiseerunud, siis ta tegelikult ei konkureeri ka enam nii väga selle saaliga. Kas tohib? Tohib. Ja siin selle koha peal küsib mina, mida ma olen eluaeg küsinud ka, et kas te tõesti arvate, et Läti saalivõrkpallikoondis jõuab kunagi olümpiale, veel vähem võidab medaleid Euroopa meistrivõistlustelt või MM-ilt? Olümpiamedali võiksid lätlased rannavõrkpallis. Ma ei kujuta ette, et Läti kunagi jõuaks üldse olümpiale. Samamoodi, vabandust, et ma ütlen ikka samamoodi ka Eesti koondis. See on väga raske, see ongi väga raske. Ma lihtsalt tahan seda öelda, et see ongi selline väga strateegiline ala arendamise valik. Lihtsalt väide on see, et kui sul saali võrkpall on ütleme olematu või väga kehval tasemel, siis sul väga laia kandepinnaga spordiala on keeruline üles ehitada. Et see oli see, millest tuleb nagu lähtuda, et see suurem mass või suurem laste hulk ikkagi saab olla saali võrkpallis ja selleks peab sul olema head saalitreenerid, sul peavad olema pikad traditsioonid ja sa pead suutma neid hoida, et seda ala üldse nagu suurena hoida. Et panustamine näiteks ainult rannale, see võib viia selleni, et need lapsed valivad teised alad ja ei jõua sinna võrkpalli. Ei, ma olen sulle jumal nõus, Tarvi, selle koha pealt, et saali võrkpall on igal juhul suurem ja peabki olema suurem. Aga Lätis ei ole mitte mingit pistmist saali võrkpalliga. Need, kes seda teevad, need teevad puhtalt oma fanatismist. Alaliit, ma ei tea, palju suur see alaliidu toetus on, nii palju kui ma kuulnud olen, on see üsna pisike. Et need, kes on tulemusi teinud, need teevad oma fanatismist ja teevad samamoodi edasi. Aga mis on selles suhtes väga hea näide teistmoodi süsteemiga on Poola. Kes hakkas mingi hetk, hakkas hirmsat moodi sõna otseses mõttes tootma rannavõrkpallureid. Neil oli spordikoolis 10 poissi, kes tegid rannavõrkpalli, 10 tüdrukut, kes tegid rannavõrkpalli, ainult rannavõrkpalli.
ja lõpuks jõudsid nad sinna maani välja, et nad said aru, et neil ei ole mõtet nii palju neid mängijaid toota, sest neil ei ole kuskil mängida. Kuna MK-etappidele saab maksimum peale 4 võistkonda ühest riigist, siis seal tekkis nii, et neil oli sisemine konkurents, on ju, ja MK-etappi ei ole nii ka mõtet mängida, et ühe etappi mängib siin Pürne Vesik, on ju, ja teise etappi mängib Toobal Rinaldo. Et seal peab ikkagi nagu koguma punkte ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Siis tekkiski situatsioon, kus nendel, kes tulid, lõpetasid oma spordikooli ära, kes olid siis nagu rannavõrkpallurid, neil ei olnud kuskil mängida. Nad lõpetasid põhimõtteliselt spordi tegemise ära, sest Poola saaliliigasse nad ei mahu, välismaa saaliliigadesse neid ei taheta, kuna nad ei ole saalis mänginud. Ja Poolas on suve täpselt sama palju kui Eestis, 4 rannavolle etappi ja sa ei saa olla professionaal selle pealt. Et see on hästi balansseerimise asi. Andres. Siit ongi see, et kui palju siis oleks optimaalne siin Eestis selliseid iga-aastaselt selliseid rannavõrkpallurid siis kasvatada, et kui Poolas on 10 tükki, et kui palju on suurem Poola nagu Eestist, et okei, ma saan aru, et 4 tükki saaks MK-etapile, aga kuidas sellega nagu oleks, et kui meil oleks ka siin, kui on nüüd üks paar nagu aastas, siis oleks nagu okei või neid peaks nagu, kui lõpetavad 12. ja proovivad nagu edasi nagu profina minna, enne. Aga et kas me suudaks seda nagu tootagi, kas ühte seda enam profi aastas? Seal oli lihtsalt see asi, et Poolas põhimõtteliselt iga aasta 8-10 uut poissi 10. klassi. Ja praegult on ka, Raineril just see koolitus oli ja siiamaani on 10 tükki, tähendab 10 tükki on korraga selles Spalas või kus ma ei märgis. Ja, Spalas jah, metsas. Jah, 10 poissi, 10 tüdrukut vist oli kuidagi niimoodi. Et neil on iga aasta võetakse niimoodi. Aga praegu neil ei tule sealt kedagi enam millegi pärast peale. Ja see rannavõrkpallisüsteem on selline, et kui sul on 4 võistkonda MK-etapil, siis üldiselt need vanemad tüübid, kes seal said 21 peale, nad mängivad umbes mingi 32, 33, 34 aastaseni. Et siis võib-olla sealt alt midagi vahetub, aga ülivähe. Et Eesti puhul ma ei teagi, see on, ma räägin, et see on selles suhtes ma hirmsalt võitlen selle rannavõrkpalli poolt, aga mina ka ei oska öelda, mis see number on. Kas meil peaks olema 4 poissi, 4 tüdrukut iga aasta, kas me peaks võtma neid iga 2 aasta tagant peale? Minu arvamus on, et tuleks vaadata natuke seda, et saali võrkpallis ka need sünniaastad kuidagi seal loevad, kas on turniirid, kas ei ole turniirid, on rannas minu arust on vastupidi. Et siis, et vaadata nende sünniaastate järgi, et keda kuhu siis suunata. Aga päeva lõpuks on ta ikkagi ju selle mängija enda otsus, eks kedagi sa sundida, et nüüd sa lähed, et paneme siin Karl Rinaldo Vasarat teikma, no kurat, see oleks huumor ju. See võib-olla isegi tahaks. Muidugi, see tuleks mul paremini välja kui see võrkpalli mängimine seal MK-etapil, ma arvan. Aga ma saan aru, me võiksime rannavõrkpallist rääkida täna ilmselt tundide viisi ja nii igas saates, aga hästi lühidalt siin meil esimese teema lõppu. Tarvi on mul mõned küsimused, mis meid ennast kõvasti huvitavad. Täna on meil alaliidu president Hanno Pevkur, kes ikkagi võrkpalli jagab väga palju ja see on meile kõigile selge. Kui meil oli Vilja Savisaar-Toomast, siis kas see ikkagi oli selline puhas poliitik alaliidu ees, et aidata rahasid tuua või kuidas sina seal alaliidus tol hetkel töötanuna tundsid, milline see olukord ja suhe selle siis ametliku presidendiga oli tol hetkel? Ma arvan, et Vilja oli väga hea president selles suhtes, et loomulikult on see kontaktide hulk ja oluline, mida ta aitab tuua. Kas presidendi ülesanne võib-olla ei olegi nüüd see, et sa tuled, hirmus rahapakk on igal aastal, eks ole, kaasas, vaid just selle aidata siis alaliidul uksi lahti teha ja nii-öelda seda positiivset kuvandit luua. Ja ma arvan, et omal ajal omas ruumis oli see kindlasti väga, väga õige käik, et ta oli juba president, eks ole, kui mina peaasjalikult tulin ja ma ainult hea sõnaga nagu meenutan seda aega. Et võib-olla seda
see olulisem võib-olla on isegi see, et kui hea nagu tööõhkkond ja kui konstruktiivne tegevus terve juhatusega käib siis tegevjuhil, ja kui palju tuge sa sealt mingitel hetkedel saad, et minul kindlasti selle poolega ka vedas, et juhatus oli väga toetav ja nende hulgas oli palju inimesi, kes erineva nurga alt seda õlga alla pani ja alati sai nende juurde minna mingite teemadega, nii et loomulikult alati on neid, kes on aktiivsemad, kes on passiivsemad, aga see ei pruugi olla otseses korrelatsioonis sellega, et kui palju siis lõpuks sellest tulu tõuseb, eks ole. Aga see on kindlasti väga tänuväärne, mida need inimesed on valmis nagu tegema, sest et ega teevad seda oma vabast ajast ja tahtest ja ütleme, võib-olla täna, kus see võrkpalli kuvand on nagu suhteliselt tugev või oluliselt tugevam, kui ta oli, ma ei tea, 2009, eks ole, et siis võib-olla on tore nagu olla seal või toredam olla, ma ei tea. Praegu see kogemus puudub, aga kui sa ikkagi võitled raskel hetkel mingite finantsprobleemidega ja sul seda tuge on vähe, et sellisel hetkel see vabatahtlikkus seal juhatuse tasandil, see on hästi tänuväärne. Läheme edasi. Aavo Keel oli mees, kes sai sisuliselt kohe. Rivo, sul oli näpp püsti, ma ka vabandan. Sul on nii väike näpp, et ei näinud. Ma tahtsin selle presidendi teema kohta öelda korraks seda ka, et nii Aadu Luukas, Vilja Savisaar kui ka Hanno Pevkur on ju, nad kõik olid tegelikult suured võrkpallifännid. Siiamaani on Vilja Savisaar, siiamaani elab kaasa ja Vilja Savisaarel oli oma lemmikmängija Kristjan Õue-Kallas, kes talle hirmsalt meeldis. Ja nad on kõik suured fännid ja see on selline töö, mida ei saagi teha ilma selleta. Kui sa oled seal lihtsalt tuim nagu president, istud jalg üle põlve, siis sellest ei tule mitte midagi. Et kõikidest nendest on kohutavalt palju kasu olnud Eesti võrkpallil. Meeldib kuulda. Aavo Keelest siis tahtsin veel paar sõna rääkida. Sinust vahetult pärast oma mängijakarjääri lõppu sai temast ju treener ja ka Eesti koondise treener, kes meid siis 2009. aastal esimesel EM-finaalturniirile viis. Tarvi, ole hea, meenuta esmalt, kuivõrd lihtne või raske oli Aavoga kui Eesti koondise peatreenerina sinul alaliidu juhina asju ajada ja kui suur šokk oli see, kui äkitselt me Poolat otsustavas valikmängus võitsime sinna esimesele finaalturniirile pääsime. 2 küsimust korraga. Aavoga oli väga tore tööd teha koos, et ma arvan, et väga üsna libedalt läks, ega siis Aavo on selles mõttes väga arusaja inimene ja me hoidsime üksteist nagu kogu aeg nagu kursis, millised võimalused on ja milliseid plaane on mõistlik teha ja milliseid mitte, et ta kindlasti ei olnud seda tüüpi treener, kes oleks hakanud ebarealistlikke mingisuguseid ootusi või nõudmisi esitama ja väga konstruktiivselt omal ajal see töö käis, et ega seal tuli ehitada sellest samusest ja saiast kogu aeg, et nii see elu tollal oli ja töö väga hästi sujus. Et mis sellest Poola võidus 2008 mulle esimesena meenub see, et poolakate särvid olid peale pesumajast tulekut olid roosad, mitte valged enam. Pandi koos pükstega ühte pesumasinasse. Et see andis võib-olla ka sellise hea fooni enne mingit mängu. Aga olid poolakad väga pahased ka selle peale, Tarju? Eks nad ikka olid, jah. Aga mis sa enam teed, eks ole, roosad ärk roosas. Aga siis see selleks, et mis nagu tagantjärgi nagu tundus, et see oli olnud selline sinilinnu püüdmine olnud juba pikka aega, et see eesmärk, et sinna jõuda, siis kui see eelmise päeva, mis oli Montenegro võit nende üle, üldse selle teoreetilise võimaluse nagu andis, et siis läks nagu nuputamiseks ja Aavo ja tema meeskond seal, üks ole, kõvasti mõtlesid, et kuidas nad selle strateegia seal üles ehitavad, eks.
aga me nagu seda mõju arvasime olevat nagu suurema. Et me ise kujutasime ette, et me tõime nüüd maa ja kuu ja päikese kõik tõime maa peale, et tohutu muutus nüüd tuleb, eks ole. Tegelikult mingit muutust nagu väga ei olnud ja ega seda riigi toetust ka ei tulnud järgmisel aastal, eks ole, et nagu me hästi mäletame, et see mõju tollel ajal ikkagi oligi selline, et see võrkpall ikkagi kõnetas oluliselt vähem kui täna ja sellist, tagantjärgi võib öelda, et erilist nagu muutust ei olnud, et okei, saite finaali, saite, aga mis siis. Aga meil endil oli see tohutu laeng, tohutu emotsionaalne laeng, et ega sellest, ma ütleks, et see nagu alaliidu vedamise töö ongi selline, et sul on valdavast osa ajast on sul väga palju tööd, sul on tööd oluliselt rohkem kui aega, eks ole, ja need hetked on siis nagu natuke nagu selline palgapäev, et sealt sa saad selle tohutu rahulduse ja tohutu motivatsiooni nagu edasi pingutada. Ja see ei ole ainult, ütleme siis mingi, ka väiksemad võidud, eks ole, on toimivad samamoodi, nii et ükskõik, kas sa siis pääsed sinna finaali, siin neid raskeid mänge tuli hiljem veel riburada peal, et ega see kunagi pole lihtne olnud. Ja siis viimase EM-i valguses tuletasime ju hästi meelde ka seda, et ega see Montenegro on meil alati väga palju peavalu teinud, et see lihtsalt kordus jälle. Üks nimi veel siia lõppu. Georgi Kretsu tuli siis peatreeneriks 2014. aastal ja mäletame, et Aavo tegelikult ju soovinuks veel ise ühe aasta lõpuni teha oma seda, kas seal oli vist üks valikturniir pooleli või midagi sellist, et see otsus tuli ilmselt suhteliselt keeruline ka Võrkpalliliidul vastu võtta. Lõpuks on erinevaid arvamusi eesotsa Rivoga, kes ütlevad, et tulemusi väga ei tulnud Kretsuga, aga samas nagu võrkpall ikkagi edasi suudeti viia, nii nagu mängijad on öelnud. Kuidas sina seda treeneri muudatust mäletad tol hetkel ja kuidas te Kretsuni jõudsite? Me mäletame, et Gert Toobal vist aitas seal natukene neid asju teha. Ja, Aavo viimane turniir oli, kui ma mäletan, äkki see oligi see 2014 jaanuar MM valik Saksamaal äkki oli. Eks see kuidagi see arusaamine tekkis seal oli juhatusliikmeid oli seal turniiril ja oli, eks ta tavaliselt on näha ka, et kui see kooslus enam ei toimi, et ega sa mängijaid välja vahetada ei saa, et siis tuleb otsida seda järgmist käiku ikkagi nagu treeneriga. Et kas see toimus õigel hetkel või valel hetkel, et siin on nagu erinevaid arvamusi, et vist Aavo on oma raamatus ka seda nagu meenutanud, eks, et kuidas see nagu tolle tundus, aga ega me ei tea kunagi, aga jah, et kui me seda treenerit otsisime, siis üks oli kindel, et me ei tahtnud teha sellist mingisugust, et esitage nüüd kõik avaldusi, eks ole, tüüpi asja, vaid et kuna meie vahendid olid ikkagi ülipiiratud ka tollel aastal või tollel hetkel, eks ole, me teadsime, et me ei suuda pakkuda, me ei suuda võistelda mingite maailma tipptreenerite palkab ja teist küljest, kas sellel on ka mõtet, sellepärast, et pigem oli strateegiliselt oluline leida inimene, kes on nagu mõnes mõttes, heas mõttes harjunud sellisest vähesest ressursist maksimumi välja pigistama ja kes aitaks nagu mängijatel edasi areneda ja kõik need sellised omadused. Ja tõepoolest, Gert oli see, kellega me päris mitmel korral arutasime. Mul oli seal ringis oli veel paar mängijat, kelle käest me nagu soovitusi küsisime, et kellel oli kogemusi mitmeid, näiteks Erik Jago ja mäleta, kellega veel sai küsitud, äkki Pajusalu käest, et mõned mängijad olid, kelle arvamust me nagu küsisime ja kelle arvamust me hindasime ja lõpuks jõudsime nagu Gerdiga ka sinnamaani, et Gianni võib olla nagu parem valik kui mingisugune, ma ei tea, tuntud nimi, eks ole, kuskilt Itaaliast jällegi. Et see jutt oli nagu teada, et kui sa oled Itaaliast, siis sul on juba nagu peaaegu, et nagu
poolenisti koht nagu juba olemas, et sellest juba piisab, et sa itaallane oled. Et sellist nagu kuvandit üritasime ka nagu siis nagu ikkagi nagu maha tõmmata natuke, et pole nagu vaja. Tead, teeme siin väikese pausi ära küsimusmängu vahele, siis paar sõna veel Giannist ja siis läheme juba sinu tänase töö juurde. Küsimusmängu toetaja on teamshield.com, oma disainiga spordi ja vabaaja riided. Nii, ja eelmisel nädalal siis käis meil külas saates Argo Meresaar ja seoses sellega küsisime, kes vahetas Meresaare Tartu Bigbanki päevil välja tema esimest endise koduklubi Tallinna Selveri vastu. Vihjaks ütlesime siis nii palju, et Tartu juhtis mängu 2-0, kui esmakordselt Meresaar välja võeti ja kaotas lõpuks selle kohtumise 2-3. Tõsi, Meresaar ikkagi ise naasis hiljem väljakule, nii et see mees, kes tema asemel väljakule tuli, ei olnud päris sellest süüdi nüüd, et see mäng sedasi kaotati. Kes Meresaare välja vahetas? Oota, mul korra hakkis, kas sa küsisid minu käest? Ma küsisin sinu käest, kas sa tead, kes see võis olla, kes Meresaare välja vahetas tema esimeses mängus Tartu ridades Selveri vastu? Üks diagonaalründaja, kellest pärast päris hea mängija. Ma kuulasin seda eelmist saadet küll, aga ma ise arvasin, et äkki Teppan oli, noor Teppan. Ja täpselt nii, Rene Teppan, noor Teppan ta välja vahetas ja ega seal palju aega ei läinud, kui Teppan oli juba Tartus ka täitsa põhimees. Nii et selline omamoodi ikkagi erinevate põlvkondade vahetus seal Tartu Bigbankis aset leidis. Ja õiged vastajaid oli meid siis 16. Üks inimene arvas, et see oli Robert Täht, kes seda välja vahetas, aga teised kõik teadsid Teppanit. Ja Tarvi 1-16, ole hea, ütle üks ilus number. 3 ja Joosep Järvpõld, palju õnne, erilahendusega võrkpall 24 legendide spordisärk siis läheb temale. Ja uue nädala küsimus on meil siis ka ette valmistatud, kohe selle ette kuvan. Mitmel saalivõrkpalli tiitlivõistluste finaalturniiril osalesid Eesti koondised ajal, mil Tarvi oli ametis Eesti Võrkpalliliidus peasekretärina? Väga lihtne küsimus ja vastused saab saata nii nagu ikka info@võrkpalli24.ee ja võrkpalli24 Facebookile ja sõnumitesse ja jälle läheb meil loosi üks erilahendusega särk. Rivo, sa vaatad nii imeliku näoga, et tahaks nagu ise osaleda kohe selles mängus või? Ei, ma teen tööd. Karl, ma teen tööd vahepeal. Väga hea. Seda on rõõm kuulda, et sul ikkagi tegevusi jätkub ka saate ajal. Aga ma pean ütlema, et mul ei ole õrna aimugi. See on nii hea küsimus, et peab lausa paneb mõtlema. Ja ausalt öeldes täna on üks nendest saates, kus meil neljal ka kellelgi laimu ei ole, mis õige vastus on, sest me hakkame seda alles pärast saate lõppu välja arvutama, aga see selleks järgmiseks nädalaks on meil kindlasti see õige vastus teada ja ootame siis kõiki vastuseid ja meie läheme siit edasi siis saate teise osa juurde. Nii, Tarvi, veel natukene siis esimese saateosa lõpus räägitud teemast Giannist. Kui me räägime temast kui peatreenerist ja kui isiksustest, siis eks ta oli omamoodi selline ikkagi mingitel hetkedel küllaltki keeruline kuju, kellel oli väga selge arusaam, kuidas asjad peaksid Eesti võrkpallis ja Eesti võrkpallikoondise juures ilmselt olema. Palju sinul temaga sellist kokkupuudet oli või pigem ikkagi Võrkpalliliidu poolelt sujus see töö alati perfektselt? No ma julgeks öelda, et me olime ikkagi suhteliselt ühel lainel. Ega ta sai aru ka, ta teadvustas, kuhu ta tuleb, millised on meie võimalused ja selline, loomulikult oli tema asi teha sellist natuke positiivset survet, et need asjad hakkaks nagu kogu aeg paremuse poole liikuma ja sinna, kuhu ta soovis. Ja ega tagantjärgi, ega ta midagi väga sellist utoopilist ei soovinudki kunagi, et väga mõistlikud asjad, väga head inimesed, keda ta ise kaasas ja me olime nagu üsna ühel lainel kogu aeg, et me tegelikult väga palju suhtleme siiamaani hästi ja need asjad nagu toimisid meil hästi. Selge. Aga tuleme siis tänase päeva juurde. Asekantslerina sa oled meil siin spordiosakonnas siis olnud tööl 4 aastat tänaseks päevaks. Palju see töö siis on erinenud sellest, ütleme, arvamusest, mis sul endal oli, kui sa selle töökoha vastu võtsid? On ta selline amet, nagu sa eeldasid?
Kui ma läksin, siis ma oli ikkagi üsna ettekujutus oli ikkagi olemas, et mida ma tegema hakkan ja loomulikult ei teadnud ma lõpuni välja, et kuidas need asjad nagu päriselt käivad, eks ole, et igal pool on ikka omad nüansid ja detailid, aga selline, ütleme, mingid põhiasjad või siis ikka visioon, et kuhu poole liikuda, see oli mul nagu selgelt olemas ja ega ma võib-olla alguses ei teadnud täpselt, et kuidas päris täpselt nagu nendega edasi liikuda, aga nagu sellised selged nagu pidepunktid mul olid olemas. Ja mul oli selles mõttes lihtne ka, et ega ma mingites töörühmades olin osalenud peasekretärina juba Kultuuriministeeriumi ajal, et seal see rahastamise reform nagu natuke hakkas juba liikuma ja hakati sisendit koguma. Et see sattus tegelikult niimoodi, et ma nagu sama laua tagant vahetasin nagu positsioon, et hakkasin ise seda asja siis nagu juhtima, et selles mõttes ettekujutus nagu oli olemas, ja mis ma oskan öelda, et kõige suurem erinevus on see, et sa tegelikult oled sellest higist ja verest oled nagu väga palju kaugemal. Et seda sa enam ei tunne, eks ole, et platsi ääres sa ikkagi olid seal, käed olid mullased ikkagi, ütleme nii. Aga nüüd see on jäänud kaugeks aga ma jätkuvalt tegelikult üsna palju naudin seda, sellepärast, et õnneks on olnud nii-öelda asjaolud üsnagi soodsad, on olnud toetavad ministrid, on olnud hea spordist arusaav ja seda toetav peaminister, need kõik on väga olulised nüansid, et mingid asjad võiksid edasi liikuda ja ma näen nagu teistpidi seda, et kuidas vaikselt samm-sammult meil mingisugused asjad lähevad kogu aeg nagu paremaks, et siiamaani see niimoodi on läinud. Ma just selleni tahtsin ka korraks jõuda, et kas sa vaatad nüüd kogu seda spordi, ütleme, süsteemi natuke teise pilguga ka nüüd, kui ainult ennem olid nii-öelda võrkpalli keskselt, et kas see on nagu teistmoodi, et kas kellegile tehakse liiga ja siin on hästi palju selliseid artikleid või mingid alaliidud nagu niisugune väike ving on juures kogu aeg, et kellele tehakse liiga, kes saab liiga palju, et ega isegi vahest on siin võib-olla võrkpalliliidugi poolt mingi teatud perioodil oli, kus hästi palju sellist natuke negatiivset kuvandit tuli minu arust ajakirjandusse, kus räägiti, et ei ole raha ja ei ole, nagu siin praegu osad klubidki, et minu jaoks see nagu ei tekita kuidagi sellist fooni ka, et miks peaks sponsor tulemagi nagu selle juurde, kui sa kogu aeg räägid nagu negatiivses võtmes, meil ei ole raha ja nii raske ja kõik siuke asi, et kas nüüd võib-olla siis sealt poolt on natuke teine vaade nagu sellele asjale? No ei, ja kahtlemata, nagu ma alguses ütlesin ka, et ega mul see nii-öelda võimalus olla nüüd nagu kursis kõikide aladega või kõiki asju jälgida on väike, aga või pigem sa teed seda nagu distantsil ja oluliselt sellised andmed jooksevad sulle kätte nagu teistpidi, et me vaatame nagu statistikat ja tulemusi nagu, et kõik see jookseb nagu teistpidi kätte ja ütleme, minu jaoks oli see võib-olla see Team Estonia siis välja kujundamine oli see koht, kus sa pididki nagu hästi lahti mõtestama kogu selle spordi ja need alad ja kuhu see fookus on läinud näiteks ka loomulikku rada pidi. Et nii palju võin näiteks öelda, et kui vahest hakatakse rääkima sellest nii-öelda spordialade prioriseerimisest, et valime välja mingi hulk alasid ja siis keskendume nendele ja siis on jube hästi. Et selle peale ütleks, et esimesed 5, 6, 7 ala saavad umbes 50% ressursist, nagu mis on riik panustab. Ja ütleme, 12-13 ala on see, kus läheb 80%. Et see on tegelikult loomulikul teel tekkinud prioriteedid, kuhu siis valdav osa riigi toetusi nagu läheb. Ja selgelt on see, et on olümpiaalad, on prioriteet number 1 ja sealhulgas siis ka võistkondlikud alad. Et mida on õnnestunud võib-olla
siin selle lisaraha tulemisega nagu lihtsalt seda võistkondlike alade rahastamise süsteemsust nagu lihtsalt parandada. Et kui individuaalaladel on olnud pikalt see süsteem olemas, et näiteks mida Rivo ka väga hästi teab, eks ole, et kui sa oled olümpia ettevalmistussüsteemis sees ja sul on korralikud tulemused, et siis see süsteem toimib juba väga ammu, et siis sa võid sellele avaliku sektori toetusel nagu kindel olla ja EOK kaudu need toetused tulevad. Aga võistkondlikel aladel, nagu me siis teame, ega see päris nii nagu pole olnud, eks ole, et ja seal oli ka see puudus, et tegelikult selliseid mõõdikuid nagu väga hästi ei ole samasid mõõdikuid ei ole võimalik rakendada. Et ütleme niimoodi, et kui me tänaseks oleme riigis nagu sellised esmased mõõdikud paika pannud, et siis me tegelikult saame rääkida, et kui me individuaalalas räägime vähemalt top 10 kohast rahvusvahelistel tiitlivõistlustel, siis võistkondlik alade jaoks see lävend või see tulemus, miinimumtulemus on finaali jõudmine. Et see on nüüd mingisugune vähemalt siis kirja pandud ja mida kaugemale sa sealt jõuad, seda rohkem seda siis nagu arvestatakse. Et ja mis see, mis on oluline veel on see, et ega siis see alaliitude rahastamine või riigi raha jõudmine toetustena alaliitudeni, kogu see süsteem sai ka ringi nagu vaadatud, et seal olid esimese ringi mudel oli välja töötatud, ehk siis põhimõtted oli välja töötatud, aga see tuli natukene ringi teha, et see oleks, kuidas öelda, et see Excel ei toiminud kohe. Et seal tekkisid väga suured kõikumised, näiteks siis just näiteks nende alade suhtes, kus meil on olümpiamedalid, aga ei ole väga palju harrastajaid, näiteks sõudmine või vehklemine. Ja meil on väga eri tüüpi alasid Eestis olemas, et need on lihtsalt sellised traditsioonilised alad, mis on edukad rahvusvaheliselt, aga see harrastajate hulk on väga väike. Ja need on kaks põhilist kriteerium, mille alusel tegelikult riigi raha jagatakse, et vaadatakse seda tulemuslikkust ja vaadatakse ka seda alaharrastajast hulka. Et tegelikult me võimegi öelda, et see ongi mõju ühiskonnale. Et läbi nende sa siis kõnetled, eks ole, kas sa siis laiemalt läbi harrastajate või siis nii-öelda selle tipptulemuse kaudu. Ja on selgelt nüüd tänaseks ka paigas, et mitte olümpiaalad, kus me oleme ka maailmas, eks ole, hästi edukad ja toome ikkagi üle 100 medali siin mingi aastas. Et siis need selgelt on prioriteetsuselt teisel kohal ja sinna läheb umbes 10% siis kogu avaliku sektori toetustest. Aga neid on palju alasid, eks ole. Nii et, aga ütleme, et kui me vaatame Euroopa üleselt, kus see spordisüsteem on ikkagi suhteliselt sarnane igal pool, et siis ega me ei erine väga teistest riikidest. Minul paar konkreetset küsimust veel seoses selle laiema teemaga. Kui nüüd vaba sina oled nendest kõikidest poliitilistest juttudest, kas sina saad oma tööd teha ikkagi rahulikult ja sa näed, et inimesed sinu ümber on kõik ühise asja nimel väljal või sa pead ikkagi laveerima seal väga palju ja sõltuvalt sellest, kes parasjagu valitsuses midagi otsustab ja mõtleb ka oma asju palju muutma? Sport on üldiselt selline valdkond, kus sa ikkagi, kus see nii-öelda poliitilised tõmbetuuled ikkagi väga, väga kõvasti nagu ei puhu, et meil on tegelikult ju katusstrateegia olemas, Sport 2030 on vastu võetud Riigikogu tasandil. Seal on väga selged ja loogilised asjad kirjas, et loomulikult on igal poliitilisel parteil on omad kindlad suunad, kuhu ta rohkem soovib tähelepanu panna ja see on täiesti normaalne. Ma arvan, et me oleme ikkagi väga vähe või suhteliselt vähe nagu mõjutatud sellest, et alati on eesmärk teha ministriga head koostööd ja see on seni olnud nagu väga hea ja mõlemapoolne. Siin on nagu hästi kõik. Väga labane küsimus veel minu poolt. Kes tänasel päeval Eesti spordis kõige rohkem siis otsuseid teeb või kelle peale kõige suuremad otsused? Kas sa oled sina, on see kultuuriminister, kuidas see otsustusprotsess seal käib?
No reeglina ikkagi otsustusprotsessi lõpetab reeglina ikkagi minister või siis ka Riigikogu, eks ole, kui me räägime näiteks riigieelarvest. Et seal saabki olla, et kas on ministri tasemel määrus, Vabariigi Valitsuse tasemel määrus või on Riigikogu otsus, eks ole, et selles mõttes need otsused lõpuks on seal. Et küsimus võib-olla, mis on oluline see, et kuidas need otsuse projektid nagu kujundatakse, kui palju on ikkagi sport ise seda sisendit sinna annab ja kui palju seda arvestatakse. Et no meie ja minu enda ka arvamus on selge, et meil peab olema EOK näol väga tugev ja strateegiline partner, kes siis selliste, nii-öelda, kes samm-sammult nagu võtab järjest rohkem nii-öelda kohustus ja vastutust ja teistpidi siis ka tema rahastus ajas nagu kogu aeg suureneb, eelkõige siis ka läbi selle Team Estonia, et see sisu, ütleme, mille baasil me siis seda sporti juhime, et see kõik koonduks sinna. Sest et riik oma üldprintsiibis on tegelikult ju ainult ikkagi tingimuste looja. Et kas läbi seaduste või läbi rahastuse valdavalt, eks ole, ja siis sa saad teha ka investeeringuid. Aga see, kes ja millisel kujul sulle ja millise kvaliteediga see sisend sinuni jõuab, see on äärmiselt oluline. Ja hästi suur osa spordist toimub kohaliku omavalitsuse tasandil näiteks, et mis linnad teevad ja mis vallad teevad ja kuidas nad asju teevad ja mida nemad siis peavad oluliseks seal kohalik tasandil. See mõjutab ka väga palju. Nii et riik saab minna võimestama sinna kohalikule tasandile mingisuguseid häid algatusi, aga see, et me ei saa otsustada, et mida me kuskil linnas tegema hakkame, eks ole, et kui lihtsustada. Et me saame näiteks, kui on, ma ei tea, Tallinn, Tartu või Hiiumaa tahab ehitada mingi hea spordiobjekti, mis seal on vajalik, siis riik saab seda toetada, aga ta pigem siis, eks ole, ongi sellise toetavas ja tingimuste looja funktsioonis. Ja sama on ka nende strateegiliste partneritega, et EOK on kindlasti see koht, mis peaks olema selline kompetentsikeskus, kes siis kogu Eesti spordi osas väga hästi sellist analüütilist poolt ja analüütilist tööd teeb sellistes strateegilistes küsimustes on põhiline kaasarääkija kogu oma liikmeskonnaga, nii et iga alaliit läbi selle kanali tegelikult jõuab ja riik loomulikult, alaliidud on ka meil otsepartnerid nii-öelda, et kui on mingis kitsas lõigus vaja mingisuguseid otsuseid teha, siis see kaasamise protsess peab olema hea. Et see, et ametnikud hakkavad oma peaga midagi siin nüüd täiesti nullist välja mõtlema, et see ei ole nagu realistlik, et sa pead ikkagi arvestama seda, mis on vajalik, pead arvestama sellega, mis on võimalused ja siis leidma parima võimaliku lahenduse selleks, kuidas edasi minna ja see vaade peab olema ikkagi üsna pikk, et ütleme, et ühest noorest kasvab tippsportlane seal 10 aastaga keskmiselt, et samm-sammult siis vaadata, et millises faasis, millised tingimused tal on ja kas kuskil on mingi oluline tükk puudu. Et see oli see põhjus tegelikult, miks me Team Estoniat ehitama hakkasime, sellepärast, et kui me mõtleme, et mis juhtub sportlastega peale Audentese gümnaasiumi lõpetamist, siis seal oligi nagu suur hall auk, et järgmine kord, kui sul mingi kindlus tekkis, oli siis, kui sa võitsid tiitlivõistlustelt medali. Aga mis vahepeal juhtus seda, see pidi olema kuidagi siis teistmoodi lahendatud. Et sellist projektipõhisust tippspordis peaks olema võimalikult vähe ja sellist süsteemsust võimalikult palju, et kui rääkisime siin ennem rannavõrkpalluritest ka, et tegelikult kui on selged talendid, kes on näiteks juunioride või noorte klassis ikkagi näidanud, et nad on maailma tasemel, on konkurentsis ja seal on kus öelda ikkagi on näha sellist head tiimi ümber ja see potentsiaal on nagu, olümpiapotentsiaal on suur, et siis tegelikult ei tohiks olla mingit küsimust, et siis on lihtsalt see, et millised sellised sammud nagu pannakse paika 3-4 aastaks ja kuidas seda jälgitakse ja millised mõõdikud sinna pannakse, et antakse nagu sellist töörahu on ju, see puudutab kõiki alasid, et on see rannavõrkpall, ma ei tea, kettaheide või 3x3 korvpall, et selles mõttes pole vaja. Andres? Ma just seda tahtsingi selle hall-alaga kohta nii-öelda, et ega see vist on rohkem nagu individuaalspordialadega vist suurem probleem, et tavaliselt need Audentesest
okei, me saame öelda, et võrkpallureid ka seal iga aasta, ma ei tea, 4-5 tükki lõpetab või mis palju sul neil on, aga nendest ongi tõenäoliselt paar-kolm jääb siis nagu, ütleme, meistriliiga tasemel mängima, võib-olla keegi lõpetab ära ka, aga pigem vist nagu seal Audentese poole peal, kui ma seal on olnud, siis tegelikult probleem on olnud individuaalaladega vist põhiliselt, Ja teatud aladele ta sobib paremini kui teistele. Et ütleme, ilmselt on ka individuaalaladel on mingid alad, mis toimivad väga hästi. Ma arvan, Mati alad toimivad päris hästi. Kergejõustik on olnud kogu aeg ikkagi suhteliselt siuke murelaps, et ei ole leitud päris hästi seda fookust, millega seal edasi minna. Ega pallimängudes on ka erinevaid näiteid. Ma julgen väita, et võrkpall on päris hästi selle potentsiaali ära kasutanud. Et seal oli selged kokkulepped, selge strateegia, et see on koondiste taimelava ja lepiti kokku, kuidas siis nende klubidega käitutakse, kes oma noormängijad sinna annavad. Ja sealt tuleb ka see, et mõnel mängijal see mängukoormus läheb väga suureks, sest ta peab oma koduklubi ka esindama samal ajal, eks ole, aga need asjad said kokku lepitud, et näiteks ju korvpallis need asjad nii hästi ei toiminud, et päris pikka aega, et siis nad jälle hakkasid päris tõsiselt selle asja peale vaatama. Ja põhjust on, sest et see on ikkagi unikaalne ja väga, väga suur ressurss, mida sa ei saa jätta kasutamata. Aga tuleme nüüd siis tänasesse päeva sõna otseses mõttes. Meil on siis nii palju täna teada, et valitsuse 3 miljoni euro suurusest lisaraha süstist saavad sportmängud, alaliidud ja meistriga klubid 1,2 miljonit. Kas Tarvi see summa on nüüd ikkagi kinnitatud ja see on täna juba ametlik? Päris selles mõttes lõpuni ei ole, jah, see kui me räägime sellest, et jah, spordile on tänaseks kriisist väljatuleku aitamiseks on kokku 3,4 miljonit. Ja esialgse plaani juurde siis 2 miljonit on tõesti spordialaliitule suunatud, millest orienteeruvalt 1,2 siis sportmängude liigade suunal. Ja see on see võib-olla, mida Andres küsis, et see hall auk peale Audentest on rohkem individuaalalade teema, et jah, ühtepidi see on õige. Teistpidi täna me näeme, et võistkondlikel aladel taandub see väga suures osas erasektori toetustele. Et liiga on ikkagi valdavas osas erasektori toel toimiv asi või on seal ka mingid muid oma tulusid. Ja kui see läbi lõigatakse, eks ole, see kanal, et siis või seal juhtub midagi väga tõsist, et siis satub nagu probleemi ette. Ja mina enda peas olen ikkagi proovin näha seda tervikut, eks ole, et kui meie kohalikes omavalitsuses toimetavates klubides pööratakse võistkondlikel aladele väga palju tähelepanu. Ikkagi see maht on päris suur. Kui me Audenteses kasvatame reaalselt, eks ole, koondist materjali või nii-öelda heas mõttes on panustame sinna päris hulga avaliku ressursi raha nii kohalikul tasemel kui riigi tasandil, siis ei saa lihtsalt öelda, et kõik sealt edasi on nüüd nagu kellegi teise asi. Et kui seal tekib mingi probleem, et siis tuleb proovida see süsteem toimimas hoida ja ega muidu neid koondise tulemusi ei tule ükskõik mis alal. Et erasektor teeb seal, on teinud aastakümneid väga tugevat tööd, pannud sporti raha ja neil on ka oma väljund seal olemas ja oma huvi, see on ka hea. Aga see on see koht, kus siis need noormängijad, kes Audentest lähevad, nemad saavad oma nii-öelda siis väljundi. Et sa oled kuskil klubis, kes tegutseb sinuga, kes sulle annab varustuse, kus sa saad treenida ja nii edasi. Et see klubisüsteem sellisel kujul jah, tõesti individuaalaladel on nagu teistsugune. No pluss on ju minu arust ka päris suur vahe võrkpallis isegi poistel ja tüdrukutel, et kui meil poisid lõpetavad gümnaasiumi, siis neil on Eestis vähemalt olemas erinevad klubid, kes ka ikkagi andekatele mängijatele suudavad mingit palka maksta, aga tüdrukud meil täna naisteliigas ühtegi sellist klubi ei ole, kes palka maksaks. See tähendab, et tüdrukud, kes peavad olema juba nii andekad, et lähevad sealt otse gümnaasiumist edasi välismaale mängima, mis on väga vähe tõenäoline,
või siis jätkavad võrkpallurist pürgimist kuidagi siis kooli või töö kõrvalt, et need on ka üsna erinevad vist. Eks seal on seda USA ülikooli formaati ka proovitud kasutada, aga ma ei suuda praegu peale kullerkannude kedagi teist meenutada, kes oleks ka sealt tagasi tulnud ja mängima jäänud. Et võib-olla ma teen liiga kellegile, aga neid on vähe, mõte selles, et see liiga hästi ei toimi, see formaat, aga ma ütleks, et selle nimel ka tasub tegelikult ikkagi seda võimalust hoida, et kui ta isegi USA-s seal ülikoolis olles selgub, et ta ikkagi nii palju motivatsiooni või annet ei ole, et seal siis tagasi tulles läbi lüüa, et siis nii on, eks ole. Aga seda protsenti, kes kuhu Audentesest jõuab, seda kogu aeg jälgitakse. Et seda monitooritakse ja sellel hoitakse nagu silma peal ja sealt on tulnud ka need muutused. Et need kohtade arvud ei ole enam nii kitsalt ühegi alaga seotud ja seal nagu muutusi ellu kutsutakse. Okei. Nii, ma küsiks sult edasi veel konkreetselt selle praeguse seisu kohta, siis Hanno Pevkur siin minule ühes intervjuus ütles, et riiklikult siis 1,2 miljonit, et sellest hakatakse kompenseerima ainult töötasusid, mis on nüüd jäänud tulemata klubidele. Kas või jäänud siis, ühesõnaga see töötasudes on see küsimus. Kas vaadates siin, mida on kultuuriminister Tõnis Lukas öelnud, et temal tundub sõnavõttu järgi, et see ei pruugi olla ainult töötasude kompenseerimine. Kas sina oskad nüüd Tarvisin mingi selguse tuua majja? Ja ma võin nii palju seida, et tegelikult me räägime nagu klubi poolt täna vältimatut kulude kompenseerimist, mis on siis kriisist tulenevad. Ehk siis see ei pruugi olla ainult tööjõukulu, kuigi me kõik saame aru, et seal see kõige suurem osa ilmselt on tööjõukulu. Aga seal võivad olla ka täiesti teistsugused kululiigid, et selles mõttes see ei ole sellisena nagu lukku kirjutatud, et kõik vältimatud kulud, mis neil on otseselt siis selle meistriliigaga ikkagi seotud, et need on sees. Mis jäi nii-öelda täiesti teiseks sektoriks on siis spordirajatistega, et kui on kellelgi on erabaas, et siis see on nagu teise meetme alt või teiste üldmeetmete alt lahendatav asi, et selle me nagu võtame sealt paketist välja. Andres? Selline asi läks ka siis sinna alla nagu saamata jäänud piletitulud või mingi siuke asi? No selles mõttes, et otseselt mitte, aga lihtsalt, et kui me räägime vältimatutest kuludest, siis kui sa oled teinud juba, ütleme, et kui sul on nõuded üleval ja seda piletitulu ei tulnud, siis sul tekivadki vältimatud kulud. Et nad on seotud selgelt otseselt, eks ole. Et see ongi see tulude ja kulude vahest tekivadki sul need vältimatud kulud. Okei, ma just seda mõtlesingi, et kuidas seda nagu siis reaalselt nagu arvutada saab, et kas eelmise aasta, ütleme näiteks ongi mingid piletitulud on sisse arvestatud võib-olla eelarvesse, nüüd seda ei tule, aga selle jaoks on, ma ei tea, kas siin saalide eest on, kuidas siin osad maksavad, vaata, et kas maksavad. See on õige teel, et tegelikult jalgpall on erinevas seisus, aga kõik teised on kõige magusam aeg lõigati nagu ära, et kus üldse ikkagi valdas osas need piletitulud nagu tulevad play-offis ja medalimängudes, et see lõigati ära, et need kindlasti on see nendes taotlustes sees, see osa. Nii, küsimus nüüd, mis aladest me räägime? Meid huvitab muidugi võrkpallisaates eelkõige võrkpall, et kui palju nüüd neid konkureerivaid siis meistriliiga klubisid teistelt aladelt, kes võrkpalluritega konkureerivad, et oskad sa siin ka öelda, et kellele see toetus on mõeldud? Kõik võistkonna alade meistriliigad. Ja me räägime siin saalijokidest ja saali jalgpallidest ja kõik sellised alad ka? Kui saali jalgpall ei ole isegi praegu läbi käinud kuskilt maalt, et jalgpalliliit ei ole ka seda kuidagi esile tõstnud, et tema räägib rohkem ikkagi meistriliiga klubidest, kellel väljund ära kadus, et ma ei tea isegi, millal saali jalgpall alustab või lõpetab, et selles mõttes peast. Aga potentsiaalis jah, kõigile lihtsalt, et üks alaliit koondab kogu info ise kokku, et oma klubid ja ütleme, hoki ja saalihoki on kindlasti väiksemad lihtsalt mahuliselt, et see eelinfo on meil olemas, et ma võin tuua näiteks numbrid, mida ma olen välja öelnud, et 4 suurema liiga
erasektori tulud kokku aastas on üle 6 miljoni euro. Et see ei ole väike number. Rivo? Ma küsin sama küsimuse põhimõtteliselt, aga siis näiteks Mardi ja Kusti koha pealt. Kas neil on mingit toetust võimalik saada või mitte? Neil on samamoodi, auhinnarahad jäävad saamata, turniirid jäävad ära, nii edasi. Kas see on siis puhtalt nende mure või on neil ka mingisugune variant? Vaatan, siin me rääkisime sellest, et sellest 2 miljonist 1,2 on justkui arvestuslikult need liigad ja see 0,8 tegelikult on kõik ülejäänud alaliitud, sealhulgas ka võistkondlikud alad. Et seal on kõik muud mured on nagu selles sektoris. Et jah, põhimõtteliselt, kui Võrkpalliliit võtab selle info kokku, ütleb, et kriisist tulenevad on need mured, et siis on võimalik see sinna liigitada. Okei. Ma nagu ei välistaks seda praegu, et aga lihtsalt see on alaliidu poolt esitatav taotlus ja mida ta seal näitab, see on nende, nad peavad selle kriisiga selgelt ära siduma ja näitama, et neil on tekkinud ka seal selgelt mingid vältimatud kulud. Nii et tuleb arvestada ka siin, et me räägime nüüd praegu nagu sellisest saamata jäänud tuludest, et kindlasti on ka ära jäänud kulusid. Et mingid asjad on ju, mängud on korraldamata ja kuskil on reisimata ja neid asju on ka, eks ole, et seal ongi, et see vahe tuleb sellest nüüd, et mis ära jäi ja mis on jätkuvalt üleval. Kas sina oled, Tarvi, saanud nüüd Võrkpalliliidult näiteks selle info, et palju siis on neid saamata jäänud tulusid või mis see kahjum on, mida siis klubid vajaksid, et siin ellu jääda ja edasi tegutseda? Kas see number Võrkpalliliidu poolt on teieni jõudnud? Ei ole ja see korje alles hakkab tekkima, et võib-olla me saame selle veel see nädal isegi välja saata selle taotluse, selle numbrilise osa, mis nad peaksid kokku saama ja esitama, aga järgmine nädal juba kindlasti. Kas võrkpallis me räägime ainult meestest, kuna meil ikkagi, ütleme, eelarved on suuremad meestel ja nagu me ennegi ütlesime, siis mängijad saavad tasu ainult meeste võrkpallis või siin võib ikkagi arvestada sisse ka naiste võrkpallimeisteliga mingid saamata jäänud tulud? Ei, loomulikult sellist vahet teha ei saa, et nii mehed kui naised meistriliiga tase on kindlasti sees. Kas sa oskad orienteeruvalt öelda, mis see võrkpalli siis selline toetus võiks olla, mis riigi poolt võiks tulla või orienteeruvalt mingi numbri, mis see praeguste hinnangute järgi ei? Ei ole võimalik üldse öelda, sest et see sõltub ikkagi, et tõmbame info kõigepealt kokku ja siis tuleb hakata vaatama, et mis võimalused on. Selge. Siin on klubid, Eesti klubid, meistriliiga klubid, siis meeste pool rääkinud, et 20 000 orienteeruvalt on siis, kui need kulud ja tulud kokku arvestada, on see summa, mis on jäänud nii-öelda õhku rippuma. Et kas sa ütled, et see on selline potentsiaalne raha, mis võibki klubideni jõuda või on selge, et nad ikkagi lõpuks jäävad väga, väga kõvasti kahjumisse kõik? No, kui keskmise järgi arvutada, siis see võiks olla realistlik. Et siin on mingisugune 30+ klubi ja rahamaht on 1,2 miljonit, aga selge on see, et on mingitel aladel on see suurem see number ja teistel aladel on see number väiksem, ja see on ala sees ka klubide lõikes erinev. Okei, selge. Mida siin veel uurida? Mul juba Rivo vahepeal siin meie sõnumis ütleb, et me peaks ära lõpetama saate. Kas sul on, Tarvi, veel ütleme 10 minutit aega? No 10 saab hakkama, jah. 10 saab hakkama, väga hästi. Kui Rivo saab minema, siis mine, aga kui saad, siis 10 minutit veel jätkame. Rivo peab kahjuks minema, et ma ütlen head aega kõigile ja aitäh, Tarvi. Tore oli sinuga vestelda ja kohtume järgmine nädal. Hästi, ole tubli, Rivo. Tšau. Nii, kui me nüüd jätkame siin, siis veel paari minuti ja kuna tõesti Eesti võrkpalliklubisid väga see huvitab, millal see otsus võib siis saabuda ja millal need rahad võivad klubideni jõuda? Kas sa seda oskad täna prognoosida? No, me oleme siin kriisi ajal on eesmärk, et seda bürokraatia mahtu vähendada, et liikuda asjadega kiiremini, et kui hästi see õnnestub või õnnestu, see nagu ei ole enam meie kätes ka nii väga.
et meie need materjalid ja kõik asjad saame ette valmistada, edasi anda, kui kõik klubid selle kiiresti esitavad. Me oleme öelnud niimoodi, et kõige varem mai keskelt ja noh, tahaks loota, et need maikuu sees igal juhul nagu rakenduvad. Kui nüüd, Andres. Tahtsin selle kohta veel küsida, et kas nüüd ütleme EOK poolt või siis Kultuuriministeeriumi poolt on nagu mingi siis siuke väike strateegia muutus ka tulemas, et kui siin ennem oli hästi palju pandi rõhku nendele, ütleme, noh, terve Eesti eest ja siuksed suurüritused, igast maijooksud ja muud asjad, et hästi rahvarohked asjad, et kas nüüd võib-olla on mingi strateegiline muutus, kus üritatakse neid harrastussporti ajada kuidagi siis muud moodi, et inimesed hakkaksid individuaalselt rohkem tegema, et praeguses olukorras, et või see just, et mida siis noh, ikkagi hoida inimesi, okei, ma saan aru, et need videoteel ja siuksed üksinda sportimised, aga kui võetakse inimestelt ära see siuke massiürituste siuke formaadid, et kuidas seda siis kommunikatsiooni või riikide selliseid, noh, kuidas nad oma meetmeid üle
see sotsialiseerumine siis kas või nendes väiksemates gruppides ja enda liigutamine sellises tavapärases rütmis, et see on tegelikult väga suur ja oluline üks asi veel, mida siin klubidega rääkides sai arutada, kuna see stipendiumide süsteem on meil aastaid olnud ja see jutt sellest on käinud, kuidas
kindlustuse näol, et ma tean endalgi sportlastee jooksul, et see on tegelikult olnud nagu suur murekoht, et siin et sa lihtsalt oledki nagu suht abitu, et mingitel hetkedel, et kui midagi juhtub, siis maksadki ise või